teie pole veel aru saanud, mina ei ole maainimene. Mina olen vist ainukene Eestis, kes valis ainsad 2 suvenädalat, millal vihma sajas oma heina tegemiseks. Ja mina olen vist ainukene Eestis, kes valis kõige kuumema nädalavahetuse talveküttepuude tegemiseks. Ma pole neid vigu veel unustanud, aga leidsin lõpuks nüüd aega vaadata, milliseid vigu olen veel oma kommentaaridega teinud. Ausalt, interneti kommentaaridele kaasa rääkimine või vastu vaidlemine ei paku minule mitte üldsegi mingit pinget. Kui vaatajad minu kommentaaridega ei nõustu, see pole minu mureks. Lahkarvamised on suhtlemise vundament ja kui kõikidel on täpselt sama arvamused kui minul, siis pole enam midagi nendega rääkida. Hoopis teine asi on, kui asi pole lahkarvamuse pärast, vaid minu ebaselge jutu või argumendi pärast. Kindlasti ei oska mina alati oma mõtteid hästi väljendada. Ja kindlasti minu eesti keel lonkab. Ja kindlasti taban vahel vale märklaua pihta. Eelmisel nädalal jäid mulle 2 sellist märkust silma. Mina iialgi ei nimeta Vladimir Putinit presidendiks. Kui on Putinist jutt, mina nimetan teda kas tsaariks või diktaatoriks. Ja seda märkasid minu video vaatajaskond. Üks küsis, mida peaks Putin tegema, et ma teda ei nimetaks diktaatoriks. Ja lisas veel seda, et tema Venemaa presidendina käituks näruste Euroopa Liidu riikidega hoopis karmimalt. Sel samal teemal lisas veel üks vaataja, et need, kes Putinit diktaatoriks nimetavad, pole diktaatorit näinudki. Ma ei ütleks, et pole diktaatoreid näinud. Aga isegi kui poleks, see ei tähenda, et ma ei oskaks sellest midagi rääkida. Mul pole olnud suguhaigust, aga see ei tähenda, et ma ei tea, et suguhaigused on mitte ainult ebameeldivad, vaid võivad olla ka surmavad. Mida mina vajan Putinilt, et teda enam diktaatoriks ei nimeta? See vastus on lihtne. Esiteks, ta ei tohiks oma vaenlasi ja kriitikaid mõrvata. Eestlaste seas ei tohiks olla kedagi, kes ei tea, kuidas surid Boris Nemtsov, Anna Politkovskaja, Aleksandr Litvinenko ja Sergei Manitski. Ja muidugi ei tohi meie unustada Skripalite mõrvakatset Suurbritannias. Ja selle nimekirjale peaksime lisama ka Orhan Zemal, Aleksander Rastorgujev ja Kirill Radzenko, keda tapeti alles eelmisel nädalal Kesk-Aafrikas. Teiseks, Putin peaks hoiduma opositsiooni vangistamisest. Venemaa inimõiguste mälestusgrupp avaldab, et tänapäeval istuvad 102 poliitvangi Gulagis. Vaenlaste vangistamine on tsaaride traditsioon ja diktaator Stalini traditsioon. Kuna Putini poliitilisi vaenlasi nagu Mihhail Khodorkovski, punkkollektiiv Pussy Riot, Ukraina piloot Nadja Savchenko ja Ukraina filmiprodutsent Oleg Sentsov vangistakse Siberi kolooniatesse, peab Putinit nimetama tsaari või diktaatorina. Kolmandaks, presidendid valitsevad oma territooriumil ja ei lisa kõrvalriikide territooriumid endale, nagu tehtud Lõuna-Ossetiaga, Abhaasiaga, Krimmiga ja Donbassiga. Minu mälu järele diktaatorid ja tsaarid jagasid omavahel võõrriikide territooriumid.
Siia juurde kuulub kah Putini seni mitte täide läinud soov lisada 5% Eesti territooriumit, mis on vabadusvõitlejate pärand Eesti rahvale. 4. punktist räägin pikemalt. Autoritaarne Putin toetab teisi autoritaarseid liidreid ja aktiivselt sekkub välisriikide siseasjadesse, et neid muuta autoritaarseks. Tema käsitööd on näha nii Ungaris kui ka Itaalias. Olen ennegi rääkinud, kuidas Putin rahastab Euroopa erakondi. Hiljuti ma rääkisin, kuidas Putini spioon Maria Butina töötas USA NRA või riiklik püssiühendusega, et rahastada Trumpi kampaaniat. Samal päeval, kui prokurör Putinat süüdistas, Trumpi valitsus tühistas 50 aasta nõude, et MTÜ-d või mittetulundusühendused nagu NRA peavad avaldama nende rahastajad. Selle tagajärjel on nüüd võimalik kõikidel MTÜ-del kulutada kuni 50% nende sissetulekust poliitiliste kampaaniate peale ja jätta avaldamata rahaallikad. Vähem juttu on olnud Putini sekkumisest Suurbritannia Brexiti hääletusel. 11. märtsil 2016 või 3 kuud enne euroreferendumit Vene saatkond Londonis avaldas protesti välisminister Philip Hammondi kõnele, milles Hammond märkas, et ainus riik, mis soovib Suurbritannia lahkumist Euroliidust, on Venemaa. Vene saatkonna protest Hammondi ütluse peale kajastas Aaron Banks, Brexiti lahkumise kampaania eestvedaja. Aaron Banks on Donald Trumpi analoog. Mõlematel olid rahahädad. Mõlemad leidsid finantslahendusi Venemaa oligarhidega abiga. Banks oli investeerinud Lõuna-Aafrika teemantide kaevandusse, millega lootis oma juveeliäri kalliskividega varustada. Nagu Trumpil, jutt Banksi edukusest oli ilus, aga tõendust oli vähe. Kui ajakirjanikud tema teemantikaevandust külastasid, polnud seal tööd üldse näha. Aga poliitilise liikumiseks jätkus Banksil raha küll. Ja kuigi Banks oli salganud salakohtumistest venelastega ja Vene saatkonnaga, on nüüd tõestatud tema mitmed kontaktid, nagu ka Donald Trumpil. Piisab öelda, et ükski röövel ei röövi ainult ühte panka. Vägistajad ei vägista ainult ühte ohvrit. Murdvargad ei murra ainult ühte majja sisse ja ükski diktaator ei sekku ainult ühe riigi siseasjadesse. Meie ja terve Eesti rahvas peab olema valvel tuvastama Putini sekkumist ka Peipsist lääne poole.